17. septembril külastasid meie kooli abituriendid Vargamäge. Meie kooli abituriendid käid 17. septembril Vargamäel. Kirjanduseks kuulsaks saanud Vargamäe asub Järvamaal Albu vallas Vetepere külas. Reisi eesmärgiks oli paremini mõista Anton Hansen Tammsaare romaani Tõde ja õigus, mis on üks Eesti kirjanduse alustala. Seda on nimetatud koguni eestluse alustekstiks. Tõe ja õiguse esimese osa miljöö sarnaneb Vargamäega, kus elasid kirjaniku vanemad ja hiljem vend. Andrese ja Krõõda prototüübid on Ann ja Peeter Hansen ning pearuu puhul naabrimees Jakob Sikenberg. 1958. aastal avati siin Tammsaare muuseum. Oma loomingus on Tammsaare jäädvustanud kodukandi inimesi, paiku ja kaunist, kuid eluks karmi loodust. 29. jaanuaril 1978. aastal, kui tähistati Anton Hansen Tammsaare 100. sünniaastapäeva, avati Vargamäel taastatud hoonete kompleks. Uuesti on ehitatud rehielamu, karjalaut, saunikute eluhooned, piiriaiad ning Tammsaare talu ümbritsevatesse rabadesse on rajatud matkarajad. 12. klasside reis sujus üldiselt hästi, kuid välistegevust segas vihmane ilm. Õpilased tajusid, kui suurt maa-ala võib haarata üks talukompleks. Said etteküjutusi omaaegsest talu elukorraldusest, olmest, töödest ja tööjaotustest. Samas ka Hansenite pereväärtustest. Talu pidi ju toitma ja katma ligi 30 inimest ja lisaks tuli tasuda ostuks võetud võlga. Ja nüüd edasi spordiuudiste lainel. Esmaspäeval 27. septembril toimus Tartu Kivilinna gümnaasiumi staadionil 5. klasside vaheline võistlus lõpused stardid. Esimese koha saavutas Tartu Tamme gümnaasium, teisest oli Tartu Descartesi Lütseum ja kolmandast oli Tartu Anneliina gümnaasium. Nüüd tagasi stuudisse. Samal päeval külastas 11. A-klass Kirna matkarada, mis asub Alampedja looduskaitsealal Huurmani vallas Jõgevamaal. Alampedja looduskaitseala asub endises Võrtsjärve nõos. Kaitsealal on kokku 12 vooluveekogu kogupikkusega 115 kilomeetrit ja 55 vanajõge kogupikkusega 51 kilomeetrit. Jõgede vahele jäävad inimtegevusest peaaegu puutumata sood, lammialad ja märjad metsad. Kaitseala haldab looduskaitseühing Kotkas. Loodushuvilistele on rajatud 2 erineva pikkusega matkarada koos vaatetornidega. Selli sillaotsa matkarada ja Kirna matkarada. Viimase läbisid ka meie 11. klassi keskkonnasuuna õpilased koos giidiga. Matkarada läbides tuli täita tööleht, mille eest said õpilased ka oma esimese õppepraktika hinde selle lõppeaastal. Vaatame nüüd, milline näeb välja Väikestemaja uus raamatukogu. Kuulsime, et Väikestemaja raamatukogu on läbinud uuenduskuuri. Lähme vaatame, milline siis välja läheb ja esitame mõned küsimused. Mida arvate teie uuest raamatukogust? Väga äge kui enne. Ja sooviks teil kõvasti rohkem siin aega veeta ja raamatuid uurida? Jaa, väga. Mis sa arvad? Minu arvast on see väga ilus. Mis sa arvad uuest raamatukogust? Ma arvan, et see on päris tore. Et rohkem, mulle meeldib rohkem nagu siin, et eelmine kord ei olnud nagu värviline või niimoodi, et nüüd on nagu tõmbab ligemale rohkem. Mis on sinu lemmikraamat? Harry Potter. Kõik osad nagu Harry Potteris. Kui palju aega sa umbes keskmiselt päevas vedad raamatukogus? Ma ei tea, siis kui aega on, tavaliselt ma õpin vahetunnis ja käin siin ka. Kuidas olete rahul uue raamatukogu? Nagu te isegi näete, siin on ju pat mitte rahul olla. Minu arust on väga õnnestunud värvivalik koos meie kunstiõpetajaga sai need värvid valitud ja igati olen rahul. Remont on väga kvaliteetselt tehtud ja olen väga rahul. Ja et töötingimused on siis võrreldes eelneva raamatukoguga paremad? Kindlasti, kohe märgatavalt paremad. Ja endal on ka rõõmsam tuju kohe olla siin ja aega võtta. Näete, väga naeratab raamatukogu hoidja. Olen väga rahul. Aga mis te arvate, kas lastele meeldib ka see nüüd ja nad sooviksid rohkem aega veeta siin? No ma arvan, kindlasti meeldib, aga ma ei saaks öelda, et vanas raamatukogus oli vähe lapsi, kes käisid raamatukogus. Minu arust armastasid seda vana raamatukogu, aga nüüd kindlasti armastavad veel rohkem. Uurisime ühelt õpetajalt, milline näeb välja tema üks koolipäev ja selleks õpetajaks valisime Eda Kaimre. Miks valisite just õpetaja eriala? Sellele on nagu lühidalt raske vastata, aga mul on alati meeldinud inimestega suhelda ja mul on alati meeldinud inimestega töötada
ja ma arvan, et õpetaja elukutse on tegelikult selline, mis on hästi palju pakub sellist põnevust ja iga päev ja iga tund on tegelikult erinevad. Et näiteks ei ole niimoodi, et ma lähen rutiinselt, et ma teen sedasama tööd kogu aeg ja ma teen neid samu liigutusi ja kogu aeg, aga õpetajatöö on just selline, et ma ei tea iial, mis nüüd võib 5 minuti pärast nii-öelda ees oodata ja mis on see päev ja mis on see tund ja kuidas on õpilased ja kuidas neil on meeleolud. Et on iseenesest väga põnev ja ma arvan, ta on ka inimesele palju pakkuv, sest et see õpetajatöö on tegelikult, et sa ise annad, aga samas sa saad teinekord õpilaste käest ka väga palju vastu. Et see ei ole nii, et ma ainult õpetan, et see on nagu vastastikune. Mina annan, õpilased annavad mulle ja ma arvan ka, et üks nagu väga tähtis aspekt on see, et kui sa oled nagu õpetaja, siis sa oled alati kursis, mida teevad sinust nooremad inimesed. Mis on parajasti, mis on neile tähtis, kas või ka näiteks, mis on viimased moesuunad. See ei ole küll põhjus, miks ma õpetajaks hakkasin, aga et selles mõttes, et see töö on huvitav. Aga miks just inglise keel? Sellepärast, et inglise keel on väga ilus keel. Ta on väga ilus keel, ta on väga huvitav keel ja üldse teada inglise keelt hästi avab sulle maailmas nii palju uksi, avab sulle tegelikult väga palju võimalusi ja sa saad maailma palju paremini aru. Et kui palju on huvitavaid asju tegelikult inglise keeles, kui palju sa võid ükskõik praktiliselt, ükskõik kui maailmapunkti minna, võib-olla välja arvatud Prantsusmaa või Luksemburg või siis ka natuke mõni Ladina-Ameerika riik, kui sa saad tegelikult selle keelega hakkama. Et sa tunned ennast igal pool koduselt, kui sa oskad seda keelt hästi. Ja inglise keel on ju, ütleme, on selline kirjanduskeel, et väga palju maailma kirjandust on selles keeles ja teada ja lugeda osas asju originaalis on ikka hoopis midagi muud. Kas õpetaja idee tuli teil juba väiksest peale või see kujunes aja jooksul? Ma ei oskagi seda öelda, ma võin öelda, et väga palju on mind mõjutanud. Meil ei olnud suhteliselt teisi õpetajad kui minu vanatädi. Vanatädi Truuta Jerkovitš oli ta nimi ja tema aastaid töötas siis nagu koolidirektorina ja õpetajana. Ta oli väikses koolis, ta oli Rahingi koolis, mis on Tartu lähedal. Ja tädi Truuta oli siis see, kes võib-olla mingil määral mind natuke mõjutas sellel valikul. Et minu vanemad ei ole õpetajad olnud. Ja ka tegelikult praegu mul siin mehe suguvõsas on rohkem õpetajaid olnud, on minu äi on olnud aastaid õpetaja, eesti keele ja kirjandusõpetaja ja siis ütleme ka siis sealtkaudu on küll õpetajaid olnud, aga mind ise võib-olla tõesti minu vanatädi mõjutas kõige rohkem, et tema oli mul selline eeskuju, koolivaheaegadel käisin tihti tema juures ja siis ma nägin, kuidas õpilased kui tema juures käisid ja kuidas ta nendega suhtes ja kuidas ta nendega rääkis ja selline väike maakool, et see oli minule midagi erakordset, sest ma ise käisin nagu suures linnakoolis ja ma üldse ei kujutanud ette, et õpetajal võib õpilastega selline suhe olla. Et see oli nagu minu lapsepõlves selline, mis võib natuke silmi avas. Küsisime õpilaste käest, milline peaks olema üks hea õpetaja? Milline on hea õpetaja? Ma arvan, et hea õpetaja on see, kes talub pinget, kes ei solvu õpilaste peale. Mida hindad sina õpetajas? Iseloomu, huumorisoon. Julgust ja seda, et ta suudab meie klassiga hakkama saada. Ta peaks olema selline, et ta oleks hea õppida lastel. Ta aitaks meil korralikult õppida. Ja siis, kui meil näiteks mõni kodutöö kogemata tegemata jääb, et siis ta kohe ei kurjustaks. Reedel 1. oktoobril toimus meie koolis õpetajate päev. Abituriendid said tunda, mis tunne on olla õpetaja. Ning õpetajad said taas olla koolipingist õpilase rollis. Tere hommikust! Mina olen siis tänane asendusdirektor ja soovin tänaseks saada selle kooli võimu. Võtta meie praeguse direktorit Šaratseriks. Ilusalt ja ja lapsed oleks õpetatud ja õpetajad tegutsevad. Mis ainet te annate? Anname eesti keelt. Praegu anname eesti keelt, järgmine küll ka eesti keel ja siis on loodus- ja kunstiõpetusest ka. Mis tunne on õpetaja ametit omandada? Võimu?
tegelikult on raske jah. Mis ainet te annate? praegust anname loodusõpetust. No aga mis tunne on õpetaja või omanud? Raske nii väikeste kipuvad ka aega küsivad maha vaatama, meil nagu tööpäevast. Ja räägid juttu, mõned on siuksed paad poisid. Enamasti on muidu kõik tulid siuksed. Mis tunne on olla õppejuhi ametis? Väga hea tunne on, saab uurida kooli elu ja teada saada, mida teised õpivad. Väga tore igatahes. Kuidas te hakkama saate? Praegu ei ole erilist vajadust hakkama saada, sellepärast esimesed tunnid jäid paljudel ära, aga muidu ma arvan, et ma saan hästi hakkama. Mitu väikest juba Varimad ei ole kedagi, me kontrollis juba 2 inimest. mis see Millega on iga vaimne tervis oli korras ja füüsiline tervis oli korras. Kõik oli suurepärane. Mina olen täna teie kooli direktor. Aitäh, et tõusite, võite istuda. Väga viisakad lapsed. Tere õpetajad või siis õpilased. Tere. Tervist. Mina olen siis täna teie direktor. Me jäime nüüd täitsa vahele, mis meist nüüd saab, ma ei tea, mis. Praegu vahetund. Praegu on vahetund, jah, praegu on vahetund. Meil oli paaristund. Jah, meil oli paaristund, jah. Rääkige siis, kuidas on teie tänane koolipäev möödunud? Mis seal salata, on olnud head asja. On pahat olnud. Töö ei läinud meil hästi. Et need asendusõpetajad, nad ei lase absoluutselt maha kirjutada. Kuidas te olete rahul oma asendajatele? Väga hästi tore. Jah, sest minu asendajale oli klass öelnud, et see on esimene kord, kui ma ei saa mitte midagi töö ajal maha kirjutada. No siis on küll hea. Tuleb välja, et asendusõpetaja oli tunduvalt rangem kui oma õpetaja. Ja kui teie ükskord peaksite haigeks jääma, siis arvastaksite teda oma asendajana? Igal juhul. Mina olen oma asendaja ülirahul. Jumal linnu keset väljas laulavad, kenad kaased keset liikul kohal. Tänaseks saate erikülaliseks on Preili Serk. Räägi, mis tunne on omada direktori võimu? Tunne on väga hea, kuigi ma olen seda omanud veel väga lühikest aega, ma 16 minutit, aga väga hea tunne. Miks kandideerisid just direktoriks? Põhjendus, miks mina tol hetkel tõin Piret Arulale ja õppejuhile Ülle Tatsile, oli see, et kunagi ma tahan kindlasti saada linnapeaks ja et kooli juhtimine on väga hea algus. Mida sa üleüldiselt arvad õpetajate päevast, et kas seda on tarvis või ei ole? Üleüldiselt ma arvan, et seda on kindlasti tarvis, et väga paljud inimesed äkki tahavad saada õpetajaks ja saanud neile hea kogemuse ja kindlasti, kuna see on viimane aasta, siis iseseisvalt hakkama saamine on oluline omadus ja see on väga hea, kindlasti see peaks olema. Mis tunne siit praegu valdub? Oled närviline ka? Natuke ikka, aga ma usun, et see on selline, ma arvan, et see on selline hea pinge, et see peab olema, kuulub asja juurde. Mõned nõuanded õpilastele, et mida soovitatakse? Millistele õpilastele, kes nüüd need, kes on täna õpetajate rollis või need, kes on täna õpilased? Teeme mõlematele. Mõlematele. No õpetajatele siis täna, et ikka karmid oleks ja ikka hoiaks oma õpilasi ja õpilastele siis, et nad siis ära ei kuritarvitaks siis õpetajate headust ja ikka kõik koostöö sujuks õpilaste ja õpetajate vahel. Ja sellised olid selle nädala Kiku TV uudised.